Mul on nii suur rõõm, kohe me stardime Avenukiga, kellega me hakkame rääkima teemadel, kuidas elada erinevates suurlinnades, millist elu üldse elatakse nii Austraalias kui ka võib-olla sellises suures linnas nagu London ja milliseid raskeid otsuseid tuleb elus ette võtta selleks, et olla truu ja autentne iseendaga ja väga mitmest põnevast teemast veel. Tule meiega! Tere tulemast taas Lilian Saage podcasti ja täna ma olen nii rõõmus, et mul on täna väga eriline külaline. Ta on saabunud siia Austraaliast ja nagu te näete, ma olen ka täna tänu sellele ka palju värvilisemalt riides ja tervitan ka Austraaliat läbi oma kleidi, mille ma tegelikult soetasingi olles Austraalias. See on ruum, kus me podcastis hakkame rääkima ausalt ja avameelselt teemadest, millest väga sageli kas ei ole kombeks rääkida või me kas ei julge rääkida või siis satume olukorda, kus keegi ei esita küsimust ja siis justkui ei räägita. Nii et tere tulemast, kes sa oled meiega juba kaasas olnud varasematel podcastidel ja sulle ka tere tulemast, kes sa esimest korda satud mind kuulama või meid vaatama. Nii et lähme koos teele. Tänane külaline Avenukki, mul on nii hea meel, Ave, et sa siin oled. Sa oled erakordselt energiline, rõõmus, selline tõeline päikesesära. Ja ma olen kohe eriti tänulik, et meie ajastused klappisid nii hästi, et meie sinuga kohtusime esimest korda Austraalias Sydneys ja nüüd sa istud mul siin Tallinnas ja me saame rääkida siin hoopiski Eestis olles elust, olust ja olustest teemadest. Tere tulemast! Tere, tere! Ja aitäh, et sa kutsusid, et meil oli vapustavalt rõõmus hea meel sind vastu võtta Sydneys. Tänan Jaani, et ta need kontaktid niimoodi kokku viis, et sa meile külla tulid ja väga äge nädalavahetus oli. Nii palju jututeemasi, nii palju veel arutada, nii palju veel rääkida. Ja mul on hea meel siin olla. Ja no täpsustame kohe ära, et asi ei oleks kuidagimoodi kõrvust mööda läinud. Tegemist on siin ikkagi, mul praegust istub siin Sydney Eesti Maja president. Täpselt nii, Ja seltsi. see on väga oluline, sest Eesti Maja Sydneys tähistab järgmisel aastal 100. aastapäeva ja ma saan aru, et Ave, sa praegust kannad ka väga auväärset rolli ja väga vastutusrikast rolli Austraalia eestlaste seltside, kuidas see asi täpselt on, et ma valesti ei pusserdaks siin? Tõesti, Austraalia Eesti Seltside Liidu president olen ka, mis siis hõlmab kõiki Austraalia seltse. Tervitan kõiki seltse siinpool, tublid tööd teete kõik. Et meid on päris palju ja agaralt veame kultuuri. Ja no mina ka tervitan siinpoolt kõiki neid toredaid, särasilmseid Eesti austraallaseid või eestlaseid Austraalias, kuidas me siis ütleme, kellega ma kohtusin ja mul oli erakordselt ägedaid vestluseid, väga siiraid, avatuid hetki. Nii et minu süda kuulub teile. Aga lähme teele, et kui ma mõtlen sinu peale, sa oled nii põnevat elu elanud, et ja sa avasid ka oma kodu nii mulle kui mu elukaaslasele ja ja see on nii, kui ma mõtlen sinu peale, sa tõesti oled selline päikeseline, kes armastab ka kodus värvi kollane. Absoluutselt, päike! Ja Ja siis tulen mustas kleidis. jah, no punasele diivanile sobid väga hästi mustas. Aga või siis kas Eestis olles peab kuidagi musta kandma ja Austraalias saad olla siis värviline ja rõõmus või kuidas sellega on? Et sa oled palju ringi reisinud ja mujal kohtades elanud. Ma täpselt ja ma mõtlesin tegelikult selle peale täna. Ma täiesti ma ostsin selle kleidi siit ja läksid poodi ja esimene asi võtad musta. Mhm. Ja mujal ma kunagi ei mõtle musta peale.
Mhm. Et Austraalias ei mõtle musta peale. Seal paned kollase ja kõik, noh, roheline. Ma ei tea, miks. Ma isegi ei oska sellist ühtset seal ilmselgelt ei olegi õiget vastust või valet, aga täpselt jah, siin haarad kuidagi musta järgi. Et kuidagi siis ma saan aru, et siinne olek või siis inimesed või kuidagi see viis must on praktilisem, ma saan Jah, aru. No võib-olla ka. ma mõtlen selle Kohvrimaht ei ole ei ole suur, jah, et kui must on tulla. väga praktiline ju. Jah, Jah, ja must on alati värv. Sobib kõigega, elegantne ja nii edasi, eks ole. täpselt. Jaa, aga, kui ma küsin sinu käest nii, et sa oled, kaua sa nüüd Austraalias ära oled olnud? Austraalias olen ma olnud 9 aastat Mhm. ja ennem seda olin 8 aastat Londonis. Ja ennem seda õppisin natukene aega ka Rootsis, et neid aastanumbreid panust kokku ei löö. Et sa oled, näinud elu nii Skandinaavias kui ka Inglismaal, väga teistsugust, elu ja nüüd oled Austraalias, kus on tegelikult väga palju ikkagi sellist, british, viisi olla, eks ole. Või kuidas sina ise seda näed? Ma isegi ei näe, et British way olla, seal on küll hästi palju britte, Mhm, aga Londonit ja Sydneyt kindlasti võrrelda ei saa. Need on nad on erinevates täiesti, igal skaalal täiesti erinevalt, et mis neil sarnast on? keel, Hästi, keel. see läks väga kähku. Aga mis neil veel sarnast on? Kui sa mõtled inimeste peale, kui sa mõtled selles olemises 2 suures linnas, mõlemad on suurlinnad. Mõlemad on tõesti suurlinnad. Väga erinevustest ma oskaks nagu kohe, Mhm. aga sarnasus koha peale keelt ei ole, ma ei leia niimoodi sarnasust. Aga too siis paar erinevust, et lihtsalt inimesed, kes kunagi võib-olla pole käinud Londonis ja kes kunagi pole sattunud ka Sydneysse, et tekitame natukene reisihimu. Et vot, et Reisimu. sinna ma tahaksin minna, et ma tahan midagi kogeda. Mis siis erinevat on neil? Või nad on ühes linnas käinud ja teise pole sattunud? Sydney on selline randade linn, et Mm. selline elustiil on esimese asjana kõige suurem vahe on elustiilil, et Mhm. kui ma Londonis võin öelda, et ma olin sipelgas Mm. ja sa käid sellest ühest rongipeatusest teise ja sa elad nagu maa all, siis Sydneys sa ei ela maa all, sa elad seal päikse käes. Päike, selline hommikul, inimesed alustavad päeva 5, aga see ei tähenda seda, et sa hakkad 5 liikuma tööle. Mm. Sa saad kõigepealt kokku oma sõpradega, meie teeme hommikukohvi sõpradega ennem tööle minekut, sa jõuad ujumas ära käia, sa saad talveringselt ujuda. Ähm, see on Sydney. Mhm. Minu jaoks täiesti selline elustiililinn. London, kultuur. Kui Sydneys ooperimaja ära vaatad, siis väga palju seal sellist arhitektuurset või sellist kultuuri jällegi ei ole, et nad on ikka täiesti Mhm. erinevad linnad, et Londonis sa võid ühest majast teise jalutada ja sa ei näe ühe päevaga mitte midagi ära, nagu mitte midagi, et sa oled nagu sellise väikese väikese ringi teinud seal mõnel tänaval ja tegelikult on nii palju näha, et 8 aastaga ma kindlasti ei näinud ja ma käisin väga palju Mhm. ringi. Aga aga Sydneys ma arvan, et ma olen enamus seal jalgradasi ja kõiki parke nagu ära käinud, et see on see vahe. Et ei ole nagu, mis oleks parem või mis ühildaks, nad lihtsalt on täiesti Mhm. 2 erinevat suurt linna. Mhm. Mina lihtsalt tahtsin kohe leida mingit sarnasust, et Aga ei pea ei sarnased pea üldse, olema. ma kuulan ka sind ja mõtlen, et aga mis mind pani nagu mõtestama, on see, et sa ütled, et Londonis oli pigem nagu sihuke sipelgaelu, ja ma ei mõtle seda nagu halvustavalt, vaid Jaa, selline, et ma ei öö ma mina ei öelnud ka seda ja halvustavalt, vaid pigem sa tunnedki ennast, sa oledki nagu väike sipelgas, et kui jah, Austraalias iga inimene tuleb sulle ikkagi vastu, naeratab, mhm, teretab, mhm, kui sa hommikujooksu teed või jalutust, kui sa juba 3. korda näed, siis sa nagu peaaegu mõtled, et tunned seda mhm, inimest, siis siis Londonis ei, mhm, sellist tunnet ei tule, sa ei lähe
ma ei taha öelda, et ma ei olnud Londoni aeg rõõmsameelne Mhm. inimene, kindlasti olin, aga sa ei lähe hommikul välja sellise suure naeratusega ja Mhm. ei nooguta ja tervita Mhm. seal kõiki, et kui praegu ma tunnen kõiki oma naabreid, Mhm. Viimset kui ühte oma korteri sellest plokist, tunnen ka siis Londonis me ei teadnud isegi vahetut naabrit, kuigi Mhm. me elasime seal korteris 5 Mhm. aastat. Ehk et see viis elada on väga teistmoodi. Täpselt. Et ma kuulen sind ja mõtlen, et jaa, et mind kohe kõnetab, et tõepoolest, kui meie ka esimesel päeval Australian Day'l saabusime 26. jaanuaril, eks ole, siis see, mismoodi Perdis meid vastu võeti, tavalised inimesed tänaval olid väga rõõmsad, tervitasid, nii kui kuskil tänavanurgal peatusime, et vaadata, kuhu poole edasi liikuda, küsiti kohe, et kas vajate abi. Noh, et sellist tähelepanelikkust, inimese märkamist ma ei ole varem kogenud. Hästi abivalmid, Ma ei tõesti. ole varem kogenud ja ma olin väga-väga üllatunud, et kuidas on loodud siin selline keskkond, et inimesed tahavad teineteist märgata, nad märkavad ja tahavad ka appi tulla. Et ja siis mõned sellised näited, eks ole, et me arutasime just, et kuidas seda viisakust õpetatakse ja treenitakse ja siis me paneme tähele, et rongijaamas on suured reklaamid. Enne kui sa lähed rongi sisse, palun lase teised rongist välja. Et me aitame inimesi siis nii-öelda olla selle kultuuriruumi osad, mida me siis tahame, et nad teeksid. Meil Eestis siin me ütleme, et kus on kodune kasvatus, kodudes peaksid asjad olema juba ära õpetatud, et noh, mis asja. Kõik peaks kodu On ju nii, et kõike peab kodudest tulema. Seal me nägime, et me tahame luua keskkonda, kus meil on hea elada. Me ei saa loota, et kodudes on neid hästi õpetatud, järelikult me peame ise heatahtlikult neile suunad kätte näitama. Austraalias tõesti on, iga väike asi on kuidagi nagu pandud kohe sildiga nagu kõike peab seina peale panema või kuskile märgi maha, et tee nii ja mine sinna ja kõik on väga kaardistatud ja Mhm. sildistatud, Mhm. tõesti. Ja see ma ei tea, kas sina näed seda pigem, et see oleks nagu väga hästi reguleeritud, kontrollitud või pigem on see, et selles vormis on väga lihtne nii-öelda elada? Et ma ei pea palju mõtlema nagu, et kas mis siin oodatakse minult, vaid et tegelikult on väga selgelt öeldud mingid Jah, väga positiivsed asjad. sul on lihtsaks tehtud, väga Mhm. lihtsaks. Et see keskkond on väga lihtne Jah, tegelikkuses. täpselt. Jaa. Mis on mulle väga meeldis ka see, mida sa ütled elustiili koha pealt, et lihtsalt võib-olla mind see kõnetab nii palju lihtsalt, et me räägime täna Eestis palju ka siin enesejuhtimisest ja läbipõlemisest ja räägime ka sellest palju, et kui palju me aplodeerime ületöötamisele või siis, et äkki on aeg lõpetada aplodeerimine sellele. Et, et me ise oleme selle mudeli loojad või siis juurutajad, et kui ma ütlen, et oh, kui hea, et ma sain täna nii pikalt tööd teha või terve nädalavahetuse tegin tööd ja arvan, et ma olen tohutu, ma ei tea, kangelane nüüd, selle asemel, et öelda, et ma käisin hommikul hoopiski sõpradega, tegin kohvi ja käisin rannas ujumas ja siis läksin tööle ja tööpäev algas 9-st nii nagu teistel ja päev lõppes ja mul on aega hommikul jälle ärgata ja jälle teha mingisugune ring oma sõpradega. Kuidas sina seda näed? Sa oled tõesti noh, et seda elustiili muutust ja ka seda kiiruse muutust võib-olla toimetamisel. Jah, Londonis oligi nii, hommikul läksidki 5-st, jooksid tööle ja siis see oli nagu isegi nagu mitte võitlus, aga selline täpselt, et ma tegin 84 tundi see nädal, ma Mhm, tegin 76, mhm, ma tegin 72. mm, Oi, aga ma ikkagi tegin 80. Et seda ei ole Austraalias, et sa ei et kui Londonis ka otsiti nagu teist tööd juurde või kolmandat tööd veel juurde või mhm, sellist väike ots veel sealt mhm, juurde, siis seda Austraalias niimoodi ma ei taha öelda, et üldse ei ole. Kindlasti seal on mhm, inimesi, kes sest seal on hästi palju meestervisega tegeletakse praegu, mhm, et need 40 pluss ülepõlenud mehed, et see on seal väga suur mhm, teema. Aga jah, elustiil. mhm. See, mida sa ütled, see 40 pluss läbipõlenud mehed, eks ole, nii toredasti üle põlenud. See on nii armas eesti keel, et see on lihtsalt nii nunnu, et ma pean seda nagu natukene nagu see on lihtsalt nii armas. Aga millele ma tahan sellega tulla, ähm
mind tõepoolest ka kõnetas see, mis ma nägin Austraalias ja kui me käisime reisimas Rottnest Islandil ehk siis imeilusal toredal saarel ja seal oli see, et seal on väiksed sellised, natuke suuremad kui rotilaadsed väiksed Kokad. jah, kvokad. Et nagu väikesed nagu rotid või känguru roti ja känguru vahepealsed, ma ütleks selle peale. Ma loodan, et te saite selle naeratava pildi koos. Absoluutselt, need kokad on täiesti erilised ja sinna sellepärast tasub minna ja rannad on muidugi imelised ja tasub sellepärast ka sinna minna. Küll aga seal oli esimene kord, kui ma nägin siniseks võõbatud kuivanud puud. Ja ma mäletan, et ma oma elukaaslase ütles, et oi kui huvitav, et näed, et see on nagu mingi kunstiprojekt siin, et täiesti suvalises kohas on sihuke, no niisugune türkiissinine, Jah. sihuke erksinine. Ja ma märkasin seda ja ma ei teinud rohkem sellest midagi, lihtsalt, et ma panin tähele, mina inimesena panin tähele. Ja läks juba mööda ja ma ei küsinud midagi, panin veel tähele neid siniseid puid erinevates kohtades. Ja siis me läksime, olime käinud juba Sydney poole peal ära, eks ole, me käisime mõlemal rannikul ja tulime tagasi Perthi ja läksime väljasõidule Margaret Riverisse ja meie bussijuht rääkis, me sõitsime mööda ühest sinisest puust ja bussijuht rääkis loo, et ütles, et see sinine puu sümboliseerib projekti, just nimelt meestele Jah. tervisele suunatud projekti, kuidas sul läheb. See on hästi suur, neil on Are you okay? Jah, et are you okay ja et ja ja siis ta kirjeldas seda, kuidas need sinised puud tekivad nendesse kogukondadesse, kui keegi on otsustanud vaba surma minna, keegi on otsustanud suitsiidi teha. Ja need sinised puud siis märgivad seda, et esiteks, kui sa seda puud näed, küsi are you okay, et sa saad küsida endalt ka, kuidas minuga on või kuidas kellegi teisega on. Ja teiseks see märgib, et see ei ole raisatud elu, et kellegi elu on lõppenud ja on elamata elu olnud. Ja see on, et me teeme nähtavaks midagi, millest muidu on nii raske rääkida. Ja see mind hästi kõnetas ja ma palusin oma elukaaslasel ka, et ole hea, tee mulle pilt, sest ma tahan sellest kõneleda. Ja siis me tuleme tagasi ja järgmisel hommikul oma hotelli ees, hommikusöögil välja vaadates aknast, ma näen, et üks sinine puu on keset Perdi linna, kus on Gucci pood, Louis Vuittoni pood, keset seda kaubanduskeskuste piirkonda ja ilusaid, kenasid kontormaju on samamoodi see sinine puu. Mis mind hästi kõnetas, oli see, et kui oluline on tuua nähtavale midagi, mida muidu vaikitakse ära. Meil on Austraalias on tõesti see meeletult suur, et mina võtsin ise osa projektist Making Meditation Mainstream, Mhm, millele me tegime iga laupäev meditatsiooni päiksetõusuga mhm, ja see oli ka kõik meestele suunatud. Sellest kasvas välja Head Above Water, kus me osalesime 24-tunnisel ujumismaratonil, kuhu ma panin 2 või 3 aastat. Lähme kindla peale, ütleme, et mhm, 2 aastat. 2 aastat tiimi välja ja me ujusime 24 tundi, et ja kõik rahad, mis me kogusime sellest, läks ka meeste tervise heaks mhm, meie siis minu rajoonis, kus mina elan. Et see on hästi mhm, suur mhm. ja just meestele suunitletud. Mis sa arvad, kui suur oluline või kui oluline on see, et me naistena sellest räägime, et meil läheb korda, et meie meestel läheb hästi. Meil läheb korda, et meie poegadel läheb hästi. Meil läheb korda, et meie isadel või onudel või vanaisadel, et või sõbral või töökaaslasel, et meil on julgus naistena teha see hääl ja küsida, oled sa kombes, kuidas sinuga on? Kuidas sa näed seda? Jah, seda tegelikult ei küsita niivõrd-kuivõrd ei ole ta selline, et naised teevad oma pläkulaate või loba lobapidamatust, eks ole, aga mehed niimoodi tegelikult neile isegi peab natukene suunda näitama. Et seda me nägime ka, kui kõik need projektid meil algasid, et Mhm, siis mehi ei olnud nii palju, aga järjest kaasasime ja järjest tuli rohkem ja see suhtlus läks avameelsemaks. mhm, Et tegelikult on okei rääkida, mhm, et see ei ole ainult ju naistel, kellel kes nagu
räägivad sellest, et kuidas läheb või kas on okei. Mhm. Ja no mulle tundubki nii, et kui me mõtleme ka selle peale, et minul õnnestus ju Austraalias teha ka mitu töötuba ja rääkida raamatust ja üks töötubast oli, et kuidas vürtsitada oma argipäeva ja kuidas hoida oma paarisuhe ergu ja värskena. Ja näha on, et tegelikult läheb inimestele korda küll, kuidas oma paarisuhet erguna hoida või et kuidas on minu suhe minu endaga, et see noh, ei ole kuidagi võõras teema. Kui sa mõtled ka selle peale näiteks, et noh, ma olen mõelnud ka nii, et kui on soojem kliima, päike paistab, riideid vähem, kõik on noh, nii tore, tšallallaa on ju kogu aeg, et see kuidagi on noh, toetatud keskkond. Ja ometigi on seal samamoodi teemad, kus inimesed on isolatsioonis, nad ei räägi omavahel, et Ma arvan, et see on raamistik ka, mis on pandud sul, sa tuled sellega koos, et see mhm, on su sisse antud nagu ma ei tea, kas kodeeritud on mhm, õige sõna mhm, selle peale öelda, et see on sinusse pandud, et teatud asju ei räägi, mhm, teatud asjad on tabud. mhm. Aga nüüd, kui me oleme jõudnud nagu 2026, siis ma arvan, et me oleme, see suhtlus on avalikum või avatum, et me saame rääkida asjadest, ei ole enam, et ei tohi rääkida, sellest ei saa rääkida või pöörad pea ära, et ei, sellest me kindlasti ei räägi täna. Räägi mulle, ma ei tea, võib-olla see on ka, kui see on liiga isiklik küsimus, siis ütle, et sellele ma ei vasta. Lähme edasi. Jah, et lähme edasi. On sinul mõni teema, millest sa ei soovi ega taha rääkida? Ja kui sul on mõni teema, siis kas sa selle teema piiritled ära ka mingisuguse niisuguse seltskonnaga, et vot sealt seltskonnast ma pigem selle seltskonna ei taha rääkida, vastupidi, et vot selle seltskonnaga ma olen nõus rääkima, aga vot neid teemasid ma ei ole nõus rääkima. Kindlasti, kindlasti. Ähm, sõltub, kellega sa ju koos oled ja Aga kui sa mõtled, on sul mõni selline teema, mis sa ütled, tavaliselt seda teemat mul ei ole tavaks olnud rääkida, ma ei ole seda ära õppinud ka rääkima, sellepärast et see kuidagi ei ole olnud tavaks. Tuleb sul ette mõni selline teema? kindlasti, kindlasti ei räägi ma kunagi enda personaalsuhtest oma teise poolega. Mhm. E Sihukesest paarisuhtest? paarisuhtest. Et Mhm, kui ülejäänud maailma diskussioonid võid ära diskuteerida, mhm, siis mis minul kodus nelja seina vahel toimub, see jääb tavaliselt mhm. siiski nelja seina vahele. Kust sa selle ära õppinud oled? See on mulle nii tuttav. Minu vanemad kogu aeg ütlesid, see, mis toimub kodus nelja Täpselt! seina vahel, peab jääma Aga koju nelja seina vahele. jah, aga sealt see Ja tulebki. ja sa ei Täpselt, too sa ise ütlesid praegu selle välja. ja seda lojaalsust ei tohi murda. Jah. Ja kujutad ette, nüüd ma olen terapeut ja palun inimestel rääkida oma isiklikest asjadest, mis toimub nende nelja seina vahel. Kuidas see niimoodi on juhtunud Jah, siis? Jah. et sellest ma siiski veel täiesti avalikult kõigile igal pool, et kui austraallane räägib väga avatult kõigest, Mm. väga avatult. Eile oli see, homme on see, täna teen seda, Mhm, et täiesti loomulikult. kuidagi sealsed naised mhm, väga loomulikult tuleb mhm, see. Siis mina ei suuda samaga vastata, et ma naeratan, ma kuulan ära, aga see, et tegelikult selle kõneluse lõpuks ta minu kohta mhm, tegelikult ei tea, et ma suudan välja vingerdada mhm, sellest jutuajamisest niimoodi, et tegelikult sa minu kohta mitte midagi nagu mhm. teada ei saanudki. Et see on tegelikult ka väga tugev kaitsemehhanism ju, et sa teadvustad endale, et ma slikerdan ära, et ma noh, vaatan sind ja Jah, nii palju, kui ma sind tean, sa oled jutukas, sa oled särav, sa oled rõõmus, sa oled energiline, et väga lihtne on viia teema ühest teemast teise absoluutselt. ja ma ei räägigi, mis mul on ebamugav. Kui sa võid mõelda, mille tõttu jääb rääkimata, üks asi on see, et lojaalsus oma, ma ei tea, ka sisseõpitud lojaalsus oma, ma ei tea, päritoluloole, et on öeldud ja õpetatud, et me ei räägi. Kas on veel midagi, mida sa märkad, et mille tõttu sa ei räägi? Ma arvan, et see ei olegi võib-olla niivõrd kaasa õpitud, aga ma ei näe ka, et iga mööduv jalakäija peaks teadma, kellega ma eile õhtul koos olin või kuidas ma oma Mm, õhtu veetsin oma teise poolega. ma mm, ei arva, et see oleks nagu oluline informatsioon, mida ma peaksin kellegiga jagama. mhm, Et see, et buss number 57 läks mööda, see on see on selline nagu, et pole oluline mhm, informatsioon, aga ma arvan, mida ma ise teen, on minu jaoks oluline, et seda teavad inimesed, kellega ma seda jagada tahaksin, mhm. mitte kõik.
Mhm. Saate, sa praegust puudutad nii olulist teemat, kuidas elada oma elu privaatselt ja samas ikkagi lubada ka mingil teemadel, isiklikel teemadel olla nähtaval ja avada ennast kellegagi, kellega sa valid avada. Sest tõepoolest, nagu sa ütled, miks ma pean tänava peal kuulutama võõrale inimesele. Ja ometigi, kui me vaatame sotsiaalmeediat, siis see sotsiaalmeedia tung ja surve on väga suur, et kõiki asju näidatakse, mingisugune Mhm. seltskond inimesi näitab, eks ole, oma kõiki elusündmuseid, kõiki hommikusööke pildistatakse, kõiki õhtusööke pildistatakse ja kõiki kultuurikülastusi näidatakse. Et see on ka tegelikult mingisugune viis, noh, nagu jagada oma elu siis sotsiaalmeedia kaudu teistega ja Aga ma arvan, et see sotsiaalmeedia on ka mingil määral valitud. Sa üritad näidata ainult, mis on kõige parem. küllap Sa kindlasti ei näita seal, et sul see puder seal põhja kõrbes, sa näitad mhm, seda ilusamat putru, mhm, mida sa käisid võib-olla seal kohvikus. Et mhm. näe, ma jälle käisin kohvikus. Ma tegin seda. Mhm. Et kas võib olla ka nii, et lihtsalt jäin mõtlema sinu, ütlemise peale, mis on mulle hästi nagu omane olnud, et tõesti isiklikel teemadel ei räägita ja ma olen saanud ka palju nagu pahameelt, kui ikkagi isiklikel teemadel ma esitan mõne küsimuse, siis ma olen kuulnud: ära torgi rohkem seda, ära küsi rohkem seda." Ja mitte seda, et ma ei võib-olla nagu ei tahaks rääkida, vaid see on lihtsalt nii ebamugav sellest üldse rääkida. Aga kui ma mõtlen selle sotsiaalmeedia peale, siis on ju nii, et mingid inimesed tõepoolest presenteerivad kõike, mis neil on, selle mõttega, et neil on midagi jagada seal. Jah, niipidi ma ei olegi mõelnud, ma alati mõtlen, Et see et ju loob ka näidata. seda elu, mida nad justkui elavad, et nad on välja lõigatud just nagu pildid ja kui ma seda siin paljundan, siis justkui tundubki, et mul on tegelikult väga elamisväärne elu. Aga täpselt nii, nagu sa ütled, et meil kuidas see pilt tekib, meil enne Jah, pilti võib-olla on mul see väsinud nägu ees ja siis mul jah. äkki on see rõõmus nägu ees ja siis hetk hiljem on mul jällegi see tülpinud nägu ees, eks ole. Või toitu sain küll, aga mitu päeva ma pole üldse endale, noa ja kahvliga lauda katnud. Aga nüüd ühe korra teen selle pildi, et näitan, et ma täitsa viisakalt söön. Mind hästi hästi kõnetab see, et kus jookseb see piir iseenda elu jagamises iseendaga, oma lähedastega ja kui palju ma siis näen vajalikuks seda teistele presenteerida, et selle kaudu tunda, et mu elu on elamist väärt. Ma mõtlen sedapidi, Mhm. et ma saan nagu justkui likeide kaudu peegeldust, kui väärtuslik mu elu on. Kui ma seda ei jaga, siis ma justkui ei saa seda peegeldust. Siis sa justkui ei eksisteerigi. Jah, et mul ei ole seda peegeldust, et kas minu elu on elamist väärt. Et lihtsalt jäin mõtlema, nii et Jah. võib-olla Ei, kindlasti, 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 sihuke aga see ongi mõttelend, täpselt eks see ole. küsimus, et kui palju on sul endale seda tunnustust või Mhm, täpselt neid mhm, likee seal mhm, siis vaja. mhm. Räägi mulle sellest, sina oled, töötanud ka Abbey Roadil. Olen. Tutvusta mõne sõnaga, mis see Abbey Road on, kui kuulajad-vaatavad praegust mõtlevad, issand, mis asi see on? No mina tol hetkel oli küll, kui ma esimest korda sinna sisse jalutasin, siis mina ei adunudki, kuhu ma tegelikult jalutasin sisse. Mulle öeldi Abbey Road, mina mõtlesin, nojah, ma lähen kohale. Mhm, Okei, see on aadress, mine sealt, sa pead sealt külje pealt minema, et umbes ja nagu siis täna siin. siis sa saad sealt sisse ja siis ütle nende turvameestele nii ja siis ma mõtlen, mis turvameestele? Et ütle nii ja siis noh, ühesõnaga, eks ole. Aga jah, olin 5 aastat töötasin Abbey Road stuudios ja väga põnev oli, väga põnev oli. Aga seal olid täpselt samamoodi nagu kirjutamata seadused, et sa ei jaga, kes sinna tuleb, Mhm, sa ei jaga, kes seal käis, see ei o noh, sa ei saanud, kui ma oleks hakanud iga hommiku postitama, et täna tuleb Madonna, homme on Lady Gaga sees, kõik need artistid, suurartistid, kes seal käinud on ja keda on nähtud ja keda mhm, on kuuldud, siis ma ei oleks seal töötanud. mhm. Et on vaikimisi, mida sa ei tee. Kas see oli ka selline konfidentsiaalsuskokkulepe seal, Jaa. et seda ikkagi anti teada teile, et see ei olnud mitte nii, et vaata, kui hea, Ave, et sa Eestist tuled, sest Eestis on meil selline kombestik, et see, mis toimub nelja seina vahel, välja ei räägita, et Niikuinii seda jääb. et sind on nii hästi juba ära treenitud juba kodus, et me ei peagi sinuga kokku leppima ja võtamegi neid eestlasi või idaeurooplaseid, et neil on nii hea kodune kasvatus.
või ikkagi seda õpetati teile seal, et ei, see oli selline ja tegelikult sellega oli naljakas lugu ka, kus noh, mina selle peale nagu ei mõelnudki otseselt niimoodi, sest et ma nüüd ei mäleta, ma tõesti peaksin seda lepingut lugema hakkama, aga ma ei mäleta küll, et päris nagu oleks mhm, sisse kirjutatud mhm, lepingusse, et sa nüüd ei tohi mitte midagi teha. mhm, aga ma arvan ka, et 2009, 2010 see sotsiaalmeedia veel ei olnud nagu selline, mis mhm, ta on praegu 2026. et tol hetkel ikka iga päev ennast Facebooki ei teinud check-in'i, mhm, et ma olen siin ja teen seda, et Facebook oli siis alles selline väiksem. mhm. Minu arust ta tuli 2006 või midagi seal. Et Issand, peame kohe kontrollima seda, ma just mõtlengi, et 2005 ta oli kindlasti juba olemas. Ta oli isegi varem olemas ta ikkagi. oli varem olemas Ma arvan, et ta oli ikkagi varem olemas. Jään äkki 2004 tuli, sest ma pidi Rootsis ikka ta tegin. pidi ikka varem, Jaa. ma arvan, et ta oli 2000 alguses Aga ta päris. tuli Ameerikast, selles mõttes, et see tuli minuni läbi mu Ameerika korterikaaslaste, Mhm. kellega ma Rootsis koos Mina olin. lihtsalt tean, et Messengeris mina juba suhtlesin 2005, Siis kui oli ma Skype. abiellusin. Nii et järelikult enne seda pidi olema ta juba olemas, nii et noh, 2004. Ühesõnaga, tagasi tulles sinna, aga sa ei postitanud tol hetkel päris nii, nagu me seda täna Mhm, teeme, et kõik läheb kohe Instagrami ja kõik läheb kohe mhm, kohe Facebooki ja sa oled check itud sisse, et sa oled siin ja sa teed seda, et nii palju seda ei olnud. Et mingeid pilte tehti, mingeid asju jagati ja mingid asjad paluti maha võtta ja tehti küll mhm, noomitus. mhm, Ja isikud, kes üritasid sinna majja saada, sest mhm, maja on ikkagi mhm, kinnine, et kui keegi tuli sinna agentuuri kaudu mingit tööotsa tegema väikest 1 päevaks ja kui sa seal ikkagi hakkasid laulma ja mõtlesid, et seal tulevad keegi keegi märkab mhm, sind, siis öeldi küll, et palun mitte, mhm, ja siis saadeti agentuuri, et paluks mitte enam tagasi mhm, saata. mhm. Et see oli küll olukordasid, kus aga mina olin muidugi selline udupea veidikene, et mina ei tundnud mitte kedagi ära. Mina konkreetselt ei tundnud. Adele kõnnib mööda, ma vaatan, järgmised inimesed, järgmine päev, eks ole. Et selliseid kuulsusi kõndis lihtsalt niimoodi, et tihtilugu mind näpistati. Ave, see oli see. Mul nii, et aa, ma pean pärast vaatama, mis ta siis teeb. Et see, ma saan aru, et see lihtsus lasi sul ka kenasti seal tööd teha, mitte selle kuulsuste säraga hulluks minna. jah, kindlasti. Mhm. See on tegelikult päris huvitav mõelda, et kuidas meie tänane või noh, ka see ettevalmistus meie enda kultuuriloos aitab meil siis kaasa minna või olla sellises uues keskkonnas, kus sa oled kas siis Mina arvan, et nad on lihtsalt inimesed. Nad on muidugi on. samamoodi inimene, nagu olen ju mina. Lihtsalt nende igapäev võib olla natukene Mhm, teistsugune. mhm, Et kui Taylor Swift jalutas üritas tulla alles turule Inglismaal, siis Taylor Swifti ju keegi ei tulnud kohale, meil kontsert oli ainult meie oma töötajad. Peaaegu selline 10-15 inimest ja ta oli nagu nii tore naisterahvas, nagu nii tore neiu, selline hästi särasilmne, hästi selline, rääkis hästi pabuldav, selline nagu tore. mhm, Aga tol hetkel oli tegelikult saal siiski kõik, kes olid kutsutud, sinna sai ainult kutsetega, oli tühi. mhm. Mis tähendab seda, et me võime vaadata praegust ja öelda, et kõik kuulajad-vaatajad, mõelge, kuhu nüüd on Taylor Swift jõudnud nüüd, Jah, ehk et ka tema on alustanud kunagi tühjast saalist. jah, kindlasti. Jah, et see võiks olla selline väga hea soovitus, et mida iganes sa elus tahad ette võtta, usu endasse ja julge olla ka tühja saali ees või siis ainult väga väikese 50 inimese juures ja tee seda südamega. nii ütleb tegelikult minu üks poegadest, et anna oma parim ja sa usu, kõik asjad juhtuvad. Et see on midagi, mida võiks ju täitsa nagu Absoluutselt. silmas pidada. tead, meil siin podcast'is on selline põnev komme, et eelnev külaline kirjutab küsimuse järgmisele külalisele ja minul eelmine külaline oli Sandra Sillamaa ja tema on kenasti siia küsimuse kirjutanud ja mina ei tea ka, mis tema sulle kirjutas. Nii et ja sinul on võimalik pärast kirjutada küsimus järgmisele külalisele. Nii Kas et ma tean ka, kellele ma küsimuse küsin ei või? tea, Ahah. ei tea. Nii et ma annan sulle ja vaata, Vaatame. kas sul õnnestub see lugeda, mis ta sinna kirjutas. Loe palun küsimus ette ja mis sa sellele vastad? Nii vahva küsimus. Oo, see on küll põnev. Mida sa praegu päriselt vajad? No
See on nii lihtne vastata. Minu see No on vot, nii lihtne vastata. Und, räägi sellest unest. und. Kuna ma olen põhjusega Eestis, ma olen siin sellise ähm, põhjusega, et olen peakorraldaja järgmistele Eesti päevadele Mhm, ja nagu sa juba eelnevalt mainisid, siis Sydney Eesti Selts, meie selts saab 100-aastaseks järgmine aasta ja tulevad suured, suured, suured pidustused. mhm. Tuleb selline suurem festival ja selle festivali peakorraldaja olen mina. Palju õnne sulle sellega ja ma näen, kui käed-jalad tööd täis sul on. Täpselt, et on olnud praegu nii palju neid kokkusaamisi ja kohtumisi väga toredate inimestega, meeletult vahvate inimestega, et sellistega on täiesti lust seda tegelikult Mhm. toimetada, aga siiski on väga kiired need päevad olnud, et mul on ainult nädal aega, mis paneb raamistikku, jälle see raamistik, eks ole, et päevad on pikad, hakkavad vara ja pühapäeva öösel on juba tagasilend, et und. Muidugi praegust tundub see nii, et no mis see siis viga on, et sa rääkisid just enne ju, kuidas kell 5 ärkan, päikesetõusuga, Jah. lähen randa, teen supluse, siis saan kohviga kokku sõpradega ja mina küsin, no mis see mure sul siis on? aga unustad ühe asja ütlemata. ajavahe on Sydneyga päris suur Eestis, mis tähendab seda, et sul tuleb ka kohaneda. Et siis, kui Sydneys sina magad, siis meie oleme juba üleval ja kui meie oleme üleval, siis Sydneys sina magad. Et mulle kuidas sa seda märkad, et see oli küll üks asi, mida ma tagasi tulles, Eestisse jõudes märkasin, et on mõned ööd on võimalik teha nii, et ma magan lühemalt 3 tundi, 5 tundi, sest lihtsalt unerütm on nii segamini, et unerütm peab uuesti taastuma. aga ma mõtlen nende inimeste peale, kellel uni on häiritud ja ma mõtlen kaastundega, et mina ei funktsioneeriks, kui minu uni on häiritud. ma saan hakkama paar-kolm ööd ja siis peab see taastuma, sest ilma uneta ei juhtu asjad. kuidas sina seda teed? Ma arvan, et ühtpidi on lihtsam, teistpidi on raskem. Mhm, Et, kui sa sukeldud kohe sisse, sa jõuad kohale, sul ei olegi aega mõelda selle une peale. Sa lihtsalt pead. mhm, Kui sul on pandud need kellaajad paika ja sa pead lihtsalt seda kõike tegema, sa tahad seda teha, mhm, siis sa kuidagi teed selle ära ja siis sa ei tunne seda. mhm, Aga kui sa lähed niimoodi, et sa tuled puhkama, et sa jõuad kohale, nüüd võib rahulikult asjad hotellis maha panna või kus iganes pead. Siis tekib see, et tegelikult mul ikkagi oli. Ma olen praegu istunud 28 tundi lendude peal, jõudnud kohale ja tegelikult oleks vaja seda puhkust, aga kui sa mhm, ei anna seda ja sa ei anna isegi võimalust mhm. sellele, siis sa lihtsalt teed ära ja nüüd, kui sa oled nädal aega niimoodi lihtsalt kõike teinud, siis jaa, ma tean, et mul on und vaja, ma nagu tunnen seda, et seda oleks vaja, aga sa teed veel need paar päeva ära ja siis sa tead, et see on tulemas. minu meelest see on nii oluline küsimus, enesevajadustel, mis vajadused mul on, et mina koolitana palju teen kokkuleppeid inimestega, et lepime kokku, et igaüks hoolitseb iseenda vajaduste eest. ja see on üks küsimus, mida paljud täiskasvanud ei oska vastata, mis on tema vajadus. Et mida ma vajan, kas ma saan hoolitseda enda vajaduste eest? Et kas ma vajan und, kas ma vajan süüa, kas ma vajan mugavat tooli, kas ma julgen esitada küsimusi, kas ma julgen olla ebamugav, kas ma Ma arvan, et paljud ei julge. kindlasti see viisakus on nii sisse kodeeritud, jälle, kui me tuleme selle kultuuriloo juurde, siis viisakas on olla viisakas. viisakas tähendab seda, et ma ei tohiks niheleda, ma ei tohiks käituda kuidagi sobimatult, teistele ebamugavust valmistada. Et see julgus iseenda vajadusi üldse märgata või õppida enda vajadusi üldse märkama, on minu meelest nagu nii sügav, et, ma näen koolitana, see on küll üks asi tõesti, mida ma tervitan siin kõiki oma koolitatavaid ja saate kinnitada, et tõepoolest seda kokkulepet ma ju teiega teen, et hoolitse palun enda vajaduste eest ja siis ma küsin ka, kas sa saad aru, kuhu kokkuleppesse ma sind kutsun? et see on väga-väga tähtis täiskasvanu aru saada, mida ma vajan. Väga, väga. jah, ja kui ma ei saa aru, siis ma ei saa ju teada anda ka, et mul on see vajadus. Sa pead ma arvan, et see ei ole nagu kogu see aeg täpselt sama, mida sa vajad, see ikkagi muutub. muidugi. Praegu täna siin istudes ma vajan und, Mhm, aga kindlasti, kui ma Austraaliasse tagasi jõuan,
küsi mult järgmine pühapäev, mida ma vajan, siis ma ilmselt juba käed käivad. Nüüd mul oleks vaja veel rohkem seda kirjutada ja seda kirjutada, nüüd mul on aega vaja, Mhm. tihtilugu minul on aega vaja. Jaa. Mis sa siis teed, kui sul aega on? Kui minul aega on, siis mina käin rannas. Mhm. Siis ma lähen randa, ma lähen ujuma, võtad oma kohvitassi kaasa, vaatad päikest, kuidas tõuseb, kuidas Mhm. loojub. Ei käi niimoodi, ei käi nii, nagu Eestis käiakse rannas, et sa lähed ja jääd sinna tundideks. Meile meeldib minna, ära käia ja tagasi Mhm. tulla ja siis rahulikult Mhm. Jaa, ma pean tunnistama, et ma ka Austraalias õppisin, et isegi jalalabadele ja jalaselgadel tuleb panna kenasti päikesekreemi, sest ma suutsin niimoodi mustrid peale päevitada, et ma loodan, et mul ikkagi selleks Eesti suveks saavad jalad niimoodi mustrivabaks. Nii et vabaks. mustrivabaks. Nii Siis et tuleb minna siin päikest võtma, nii jah, nagu eestlased käivad päikest just, et võtmas, just, et ära muretse, minu ema tuleb iga kord täpselt samamoodi, et tema on nii, tahab jah? ikka juuliks pruuniks saada, et ta käib ja istub ja võtab seal päikest ja siis tuleb jälle lobstrina koju. Jaa, no nii on. Ähm, ma hea meelega küsin su käest ka sellist asja, et kui ma käisin Sydneys ja üldse Austraalias Perdis ka ja erinevates kohtades ja tulin sinna rääkima oma raamatust, sest ma pean seda oluliseks, et me õpime rääkima iseendast, me õpime vaatama, kuidas meil läheb ja mida tähendab üldse turvalises teadlikus paari suhtes olemist. Mis see tähendab? Kuidas me sisustame seda? Ja sinul on ka võimalik olnud minu raamatut lugeda ja sa oled täna täpselt sellises ka niisugust eluetapis, kus on elu juba nähtud, toimetatud. Mulle väga meeldib see, kuidas sa oskad ka vaadelda ja analüüsida ka oma Londoni elu ja täna Sydney elu. Ma veel ei ole küsinud, kuidas oli sinu Eesti elu enne, kui sa Londonisse kolisid, et kuidas see oli? Aga kui tähtis on sinu arvates inimese suhe endaga? Sest see on see, millest ma raamatut ju alustan, et inimese suhe endaga ja üldse suhete kvaliteet nii enda kui teistega mõjutab tema elukvaliteeti. Kuidas sinu endaga suhe on? mina arvan, et mul on endaga väga hea suhe. Ma kuulan iseennast. Mhm, Kui ma olen väsinud, siis ma olen väsinud ja ma pean selle aja võtma. Ja ma väga hindan oma privaatsust. Kui ma ikkagi tahan seda päeva või 2, siis see päev või 2 tuleb. mhm, Ma hindan, et ma pean aega maha võtma. Mul on ette broneeritud tavaliselt terve aasta reise. mhm, Ma tean juba, millal minu ajad tulevad. Ja siis need vahepealsed hetked, ma olen nõus pingutama. Ma mhm, olen nõus nagu tegema, aga ma tean, mida mul on vaja. mhm, Ma ei oskagi seda paremini nagu seletada ega sõnastada, et jah, ma olen jah, alati hinnanud seda, aga muidugi erinevatel etappidel, elu ajaetappidel on olnud erinevaid asju, mida sa soovid või tahad. mhm, Ja siis kui mul on siht silme ees, siis mul on siht silme ees, ega seal mhm. midagi muud ei olegi. Sest sa ütled nii toredasti, et mul on aasta jagu reise ees. Sa oled Jaa. täiesti minu masti naine selle koha pealt, et mina samamoodi mõtlen, et kuna on minul need puhkusepausid juba etteruttavalt, ehk et ma tean, et tänu sellele pausile, mis mind ees ootab, saan ma täie rauaga tööd teha. Mhm. Muidu ma ei jaksaks tööd teha. Muidu ma arvan, et tulebki see, nagu ma enne ütlesin, seekord ma sõnastan seda korrektselt, läbipõlemine. Ah, oled sa kunagi elus üldse läbi põlenud? On olnud projekte, kus ma olen ikka pigistatud sidrun lõpus, Mhm, aga sa tead, millal sa sinna jõuad ja mida sul vaja on, et selles mhm, mõttes on tõesti olnud hetki, kus tunned, et nüüd aitab, mhm, aga siis ongi vaja muutust või sa oled juba selle muutuse endale ette, et kui ma tean, et see on ainult sinnamaani, siis mhm, see ei ole nagu eluaegne etapp, et et nüüd nii ongi, mhm. et ma arvan, et see on üks asi, mida ma ka raamatus kirjeldan, läbipõlemise protsessi. Ja see on, ma arvan, et üks teadmine, mida mina pean väga oluliseks, et meil inimestena olemas on. et arvatakse, et läbipõlemine on nagu üks sündmus, see on nagu sünnipäev või jõulupidu või
et see tegelikult on väga pikk protsess ja kui ma küsin inimeste käest, et olete te teadlikud, et läbipõlemisel on 6 etappi, et meil on ja on erinevaid teooriaid ja kes ütleb, meil on 12 etappi ja mulle endale kuidagi on hästi meelepärane olnud see arusaamine selle 6 etapiga, 6 astmega ja et kas me oma puhkuse ajal saame sealt trepilt minema, on see küsimuse koht, on ju. Ja kui mõelda selle peale, et lihtsalt nagu ka kes kuulab ja vaatab, et lase korra peast läbi, et kus sina täna oled oma läbipõlemise trepil, et ma lihtsalt kirjeldan lühidalt neid trepiastmeid, et esimene trepiaste, kõige kõrgem trepiaste on mul on palju ülesandeid ja mult nõutakse rohkem, kui mul ressurssi on. Energiat, aega, et ja see on päris tavaline. Meil enamikel Tüüpiline. inimestel on ja mitte ainult tööl, vaid ka kodus, et mul on ka kodus toimetusi, mida ma pean tegema, mida ma olen valinud teha, hea tahtega teen, aga rohkem läheb ressurssi või noh, rohkem on tegevusi, Aega. kui ressurssi on, aega või energiat on. Teine samm on juba see, kui mul jäävad baasvajadused rahuldamata. Ja baasvajaduste puhul me räägime, ma ei maga enam nii hästi, mul uni läheb või mul toitumine läheb paigast ära, ma ei jõua enam trenni, ma enam ei võta osa sõpradega kohtumistest, ja baasvajadused ei kao ära mitte hetkega, vaid tegelikult on nii, et kui ma muidu olen harjunud tegema 3 korda nädalas trenni, siis äkki ma enam teen 1 kord nädalas trenni, kui See ma on juba muid nagu valik, just, et et sa ei jõua ja ma loobud täpselt. loobun järjest. Siis 3. etapp ja ma arvan, et kuulajal, vaatajal, ma arvan, et teil tuleb tuttavad ette need etapid. Mina esimesel 2 olen päris sagedane külaline. 3. aste on juba see, kui see miski muutub kõige tähtsamaks meie väärtusruumis. Ja tavaliselt see miski on meil töö. Mitte alati, aga tavaliselt. Ja kui me mõtleme nüüd selle perekonna loogika peale, et me tuleme perekondadest, kus öeldi: "Kas töö on tehtud, et sa loed raamatut? Kas töö on tehtud, Mhm. et sa siin molutad?" Kas töö on tehtud, et sa siin, ma ei tea, televiisorit vaatad? Kas töö on tehtud? Ehk et enne, kui töö ei ole tehtud, ei ole õigust lustida, puhata, midagi meelepärast teha. See võib olla laste kasvatamine, see võib olla kodu koristamine, see võib olla maa kündmine, see võib olla töö tegemine, aga et see miski on nii tähtis, et enne selle lõpetamist ei olegi luba endale midagi lubada. Enamik eestlaseid hakkavad alles sellelt astmelt pihta. Sest see Mhm. on normaalsus. Ja see läbipõlemise trepp läheb päris lühikeseks tänu sellele. Kuni 3. astmeni me saame kutseid, öeldakse: "Kuule, Ave, tule ikka minuga, lähme kinno või teeme Mhm. kohvikus mingi kohve." Ja ütled: "Ei, mul on tähtis projekt ajada, mul täna ei tule." Mul on see pöörane kiire periood, kui see mööda saab, siis me jälle läheme. Seda mina ei lubagi Väga tekkida, hea, sest tavaliselt see sest on see, mis jaa, juhtub. see juhtub, see on tegelikult on see väga lihtne tulema. Mhm. Väga lihtne selles mõttes, et esimesed asjad, täpselt nagu sa ütlesid, on see, et ma trenni rohkem ei lähegi, ma jätan selle ka ära, ma saan ikkagi need nagu tehtud. Une arvelt annab Mhm, aega võtta, trenni arvelt annab aega võtta, mhm, suhete arvelt, no ei juhtu ju suhetega veel midagi, kui ma jätan suhteid natukene ripakile. täpselt, Keegi ju ära ei lähe. täpselt. 4. aste on see, kus tekib isolatsioon, kus inimest enam ei kutsuta, vaid öeldakse: "Pole mõtet kutsuda, ta ütles, et tal on kiire kevad. Küll ta tuleb siis, kui tal see projekt läbi saab." Vanem või perekondade puhul, mida me näeme, öeldakse, et las issi tegeleb sellega, lähme meie tegeleme eraldi. Ja toimubki see isolatsiooni ja eraldatuse moment, mis tegelikult on väga-väga tõsine samm, kus tavaliselt inimene sealt enam ise, kui tal ei ole teadlikkust ega taiplikkust, ilma spetsialisti või kellegi abita välja enam ei roni. Ma arvan, see on raske ka, eriti veel inimestel, kes ei ole tegelikult võib-olla suhtlejad, sest et nii palju inimesi on ju, valdav enamus ei kutsu ennast ise ju. Et kui Mhm. minul on oskus ennast ise kutsuda igale poole, kuhu on vaja minna või kuhu ma tahan minna, siis ma arvan, et statistiliselt see protsent rahvastikku on väga suur, kes ise ei lähe. Ja kui nad on juba sealt maha jäetud, ta ei leia ise seda tagasi. Just, ja see ongi see koht, kus tekib ka juba meeleheide ja lootusetus, on 4. aste alles. Ja see lootusetus on see, et see lõputu õudus kestab ja kestab ja kestab ja ma ei näe lahendusi. Mul kohe meenub ühe mehe lugu, kes ütles, et ma selles etapis olin nagu vihase juhi ja vihase naise vahel.
Ma olen nagu tulekustutaja. Ma kogu aeg jooksin ühelt poolt teisele ja ma ei saanud võita, ma ei saanud võita. 5. etapp on see, kus mul tekib meeleolulangus, energialangus, ma ei jaksa enam asju ära teha. Ja 6. etapp on see, kus ma olen selles mustas augus. Kui me mõtleme seda protsessi peale, siis see on Mhm. tegelikult päris pikk aeg ja selle teadvustamine ja mulle meeldib endale mõelda, et no mitmendal trepiastmel ma täna olen. Teen ma oma trenni ära, söön ma kvaliteetselt, on mul uni hoitud, hoian ma oma suhteid, on mul aega oma armsamaga juttu rääkida, on mul aega oma sõpradega midagi ette võtta, on mul aega oma lastega kohtuda ja nendega midagi lustida. Et kui palju meil seda baasvajadus ikkagi, tuleme tagasi selle küsimuse juurde, mille sa said Sandra käest, et mis ma vajan ja kui palju ma märkan seda, et mul on mingi vajadus ja selle eest hoolitsemine annab mulle võimaluse olla see teotahteline, rõõmus, energiline ja täita seda rolli, mida ma teen, sinu puhul siis see Eesti 100 festivali peakorraldaja näiteks, mina siin podcasti vedaja või koolitaja või naine või pereterapeut, eks ole. Et kui sa mõtled korraks enda peale, aitame endal ka vaadata, kus trepiastmel sa praegust oled, kui ma nii küsin. Ma vist ei ole veel ette nendes etappides. Et veel ei Ma isegi ei ole veel veel jaksad teha, veel jaksan veel on ressurssi, nii et veel ressurssi on. on Kui jah? k mul on und on vaja ainult 1 või 2 ööks ja ma olen nagu täiesti tagasi. mina ikkagi, mina täna küll ütlen, et ma arvan, et mina olen trepiastmel number 2. Ma märkan, et ma olen jätnud oma trenne vähemaks ja mida ma tahan kindlasti teisiti teha. Ja see oli ka see, mida ma siin ka rääkisin ja ütlesin, mida ma tõesti teen. Et kui mul sammud ja trenn jääb tegemata, siis tänaseks ma juba olen toonud, et vähemalt 25-30 kükki päevas ma teen kindlasti. Hakkasin 10 kükki tegema. Suurepärane, Peale sinu seda, kas 10 suurepärane, on tehtud? suurepärane Tänane 10 veel ei ole, aga ja ma mõtlesin, ma tean, millal ma neid tegema Ave, ma pean. annan sulle veel ühe häki. Ahah, Ma vahepeal kukkusin täitsa selle trenni kursuselt maha ja siis ma tegin endale sellise kokkuleppe endaga, et ma teen kükid juba hommikul ära. 25-30 kükki igal hommikul, mis tähendab seda, et ma olen juba midagi hommikul ära teinud, mis tähendab, et päev on juba alanud hästi. hästi. Ja see on midagi jällegi, kus hoida ennast selles heas voos, et ja ma mõtlen ka nii, et kui ma näen seda trepiastmeid oma silmade ees ja ma tegelikult mõtestan seda ja sellepärast ma ütlen ka raamatus, ma kirjutan sellest, et kui tähtis on see teadlikkus, et mitte seda, et ei, mul ei ole seda, vaid kus ma täna siis olen. Kas ma olen esimesel, olen ma teisel? Hästi, ma võin ka kolmandal olla, aga ma tean, miks ma olen, kaua ma seal olen või mis on see vajadus, mida ma tahan teha, et ma oleksin aste kõrgemal. Ja Mhm. siin ka küsimus, et hea kuulaja-vaataja, kui sa said minuga koos olla praegu seal treppidel, ükskõik millisel trepiastmel sa praegust oled, mõtle, mis on see üks tegevus, mida sa saad teha, mille üle sul on kontroll, et astuda üks samm ülespoole tagasi. Mis on see üks asi? Sa ei pea tegema palju asju korraga, ühest asjast piisab. Ja siis järgmine kord üks asi veel. See on nii tähtis, et me õpiksime seda treenima, seda teadlikku liikumist tagasi heasse töökorras olemisse. Ma arvan, mis juhtub, ongi, et tahetakse kohe ja kõike. Jaa. Pead natukese haaval. Kuule, aga räägi, kuidas sina siis taltsutad oma energiat? No ma mõtlen, et sa räägid, tahetakse kohe ja kõike ja see on nii tore kuulda, kuidas sa räägid, tahetakse kohe, tahetakse, kes siis tahab? Sa ise tahad ju ka kohe ja kõike või kuidas sa ise Ei, reguleerid seda? mina Räägi vaatan sellest, pikemas räägi sellest. perspektiivis. Sul peab olema visioon, kuhu sa tahad jõuda või mis sa tahad jõuda või mis sa tahad teha. Kõike ei saa kohe. Millest sa unistad, Ave? Hetkel Hetkel. mina tõesti ootan oma Kanada reisi. Ma tõesti ootan augustikuud. Ma tean, et mul on väga palju tööd ennem vaja teha. Ma tean, kui palju on tegemisi, toimetamisi ja kõike, aga ma ootan neid mägesid. Ma ootan Vancouveri ja kogu seda regiooni seal. Ma saan aru, et sa lood endale võimaluse kogeda Vancouverit, mägesid. Lähed sa ainult Vancouverisse või lähed kuskile mujale Ei, ka? ma lähen Torontosse Eesti Maja avamisele, aga
ühildan Mhm. sõpradega kokkusaamise, ühildan ilu, Mhm. looduse. Ähm, minule meeldib loodus ja Mm. rohelus. Mhm. Kui ei ole ookeani, siis peab olema mets. Mhm. Ja kui ei ole Ük mets? no siis vähemalt peab olema natukene inimtühi, et kui sa kogu see aeg suhtled, kogu see aeg toimetad, Mhm. siis mulle meeldib, kui saab lihtsalt ise olla. Mhm. Et sina taastad sa ennast läbi looduse? Jah, Ja pead seda tähtsaks? väga tähtsaks. Mhm. Ja mis on sinuga juhtunud pärast seda, kui sa oled hakanud, lisaks, looduse nautimisele 10 kükki tegema? Mis Ei on no tegelikult väga äge, et sa tegelikult võtsid sellest kinni ja see ma oli mäletan seda, kuidas me Sydneys seal, mina tegin kõik oma koos tegime. raamatuesitlust ja ütlesin: "Nii, nüüd kõik ja teemegi kõik 10 kükki koos." Ja see oli väga äge ja ma kõigile räägin, et vot sellist asja mina pole varem näinud. Sydneys elavad meil sellised eestlased, vägevad, kes kohe on valmis tegema kükke ja kohe kaasa tulema, nii nagu sa ütled. Nii et, selline tunne kohe, et hakka kohe siin eetris ka tegema, aga ärme siis täna tee. Ärme täna tee, mina saan hakkama. Mina saaksin nende kontsadega Okei, samamoodi hakkama, ma okei. ei kahtle üldse selles. Nii et, jaa. Jaa, jaa, see oli selline äge, mis on nii lihtne endale Mhm, tegelikult päeva juurde panna. See ei ole mis tihtilugu juhtub, miks inimesed ei jõua tagasi oma trenni juurde või kuhugi, see on see aeg. mhm, See on aeg. See on aja võtmine. Ja kui sa pead võtma tund aega, mhm, siis tund aega tundub päris palju. Pool tundigi tundub päris palju. 10 kükki, see on ju tegelikult ainult ju minut või 2 mhm. minuti või 2 tegelikult peaks iga inimene leidma oma päevas, et midagi teha. Et see väike, noh, Et mis väikestes doosides või väikestes just, kogustes. vot see on ka, mis mulle meeldib mõelda nii, et seda ma olen ikka öelnud, et seda Brigada Uhhi me võime teha väga hästi motiveeritud päevadel Mhm, ja meil kestab see täpselt nii kaua, kuni see motivatsioon kestab. Ja siis meil kaob see harjumus. See ei ole püsiv. Aga väikeste ampsudega alustades, alusta 5 kükist, alusta 1 kükist, alusta millestki väikesest, kus on võimalik mhm. midagi ära teha ja siis kasvata seda harjumust ja ühel päeval märkad, et täiesti mööda minnes Ongi mul on tehtud. harjumus, et ma hommikuti juba teen ära need kükid ja see on enam seda ma ei pea trenniks, vaid see on lihtsalt nagu hammaste pesu hommikul ja duši all käimine. Et see on miski, mis juurdub ja mida on lihtne Jah. järgida. Ja ma arvan tegelikult kõigi teiste asjadega ka, et kui me räägime ka Ma jah, et arvangi, et kui sa paned endale need sihid või asjad endale ette, et mhm, kui sa küsid, kuidas mina saan oma päeva jooksul kõik tehtud, mul on nii tohutud nimekirjad tegelikult, mhm, mida peaks tegema, mis võiks olla tehtud, aga siis sa mhm, prioritiseerid iseennast, mhm, et ma tahan nautida oma kohvi ja ma naudin oma kohvi ära, mhm. sest Tõepoolest, ma mäletan väikese müütassis. Mul oli väga kodune seda kohvi nautida väikese müütassis, sest, jällegi kõik, kes on käinud minu koolitusel, teavad väga hästi, et minu käe sees joonistus on väike müü ja mul oli nii kodune näha seda tassi seal. no vot, Jah. sa pead väärtustama iseennast eelkõige ja siis teed teisi asju ja siis prioritiseerid, mis on tähtsamad nendest teistest asjadest, mis vajuvad sinna tahapoole ja millal sa need siis ette võtad. Aga vaata, praegu sa räägid väga-väga olulisel teemal. Kuidas prioritiseerida iseennast ja enda vajadusi? Ehk et kui ma ei ole ära õppinud enda vajaduste esileseadmist ja suur hulk naistel on see tegelikult väga keeruline. Ja kui on veel lapsed, perekond, kõik muud, et siis tegelikult on see noh, seda öelda on tegelikult hästi lihtne meil, et ennast esiplaanile seada, noh, tuleb teha, sest niimoodi on niimoodi me hoolitseme hea töökorras olemise eest. Kui raske on teha seda sammu, et ma hakkaksin päriselt ka enda eest hoolitsema, et ma võtan selle une, ma võtan selle trenni, ma teen selle toidu, ma hoolitsen selle eest, et ma istun laua taha ja katan laua endale, ainult endale või siis ka oma perele, aga ma hoolitsen selle eest, et ma olen hästi söönud ja hästi maganud. See ei olegi nii lihtne. Ma arvan, et paljud praegu tunnevad ennast ära ja ütlevad, et ja kui väiksed lapsed veel on mängus, siis see tundub kuidagi täiesti ulmeline ülesanne. Ta tegelikult, ega ta ongi ulme ju, et ega ma ei saa nüüd öelda, et ma olen nüüd ideaalses elus, et Mhm, kõik on nii ideaalne. mhm. ei, mul jäävad ka toidukorrad vahele, sellepärast et jooksed A-st B-sse ja Just. C-sse, eks ole. aga kus sa oled nädala lõpus? Mhm,
et sa oled seda aega ikkagi võtnud nädala jooksul. Ma ei ütle, et sa pead seda iga hommik võtma, mina ka ei saa võtta iga hommik Mhm. seal 4 tundi iseendale või igat õhtut, et ma ütlen kõigele ei, et ma ei esinda nüüd eestlasi enam Mhm. mitte kuskil. Mhm. Esinda Ma ikka palun. ei, selles mõttes nagu sa pead ikkagi mõtlema, kui sa ei saa kõike 24 tundi kahjuks võtta, kahjuks me Mhm. peame sa pead allokeerima ikkagi magamisele Mhm. midagi ja siis söömisele ja siis muudele tegevustele, et aga kas sa sinna paned natukenegi iseennast Mhm. ja kui palju sa sinna nädalasse iseennast paned, ma arvan, et see on oluline. Mhm. Et sa pead seda nagu hoidma tasakaalus, et iga päev ei saagi. Mhm. See oleks ma ei tea, kas on nii ideaalset inimest. Räägi, mis mõtlen kohe, et nii suurepärane, et sa oled näinud ju ma saan aru, et sa oled ka paari suhtes olnud teise rahvusest esindajaga, et mitte ainult eestlasega. Täpselt. Et mina olen ka täna paari suhtes norrakaga, kes on pool sakslane, pool norrakas, et ma saan väga hästi aru, et teise rahvusruumi, kuigi Norra on päris lähedane meil Eestiga, on siiski teisest rahvusruumist. Et mis on mingisugune selline taipamine või teadmine, mis sul on tekkinud, mida sa võib-olla oleks tahtnud teada, mis oleks aidanud sul olla niisuguses teises kultuuriruumis pärit partneriga? On sul midagi sellist? Ma arvan, et see ei tulegi võib-olla kultuuriruumist, ma arvan, et see tuleb ka ikkagi perest. Mhm. Kes millisest perest tuleb, milline on suhtlusmaneer. Mm. Et mina tulen väga nagu sellisest suhtlevast perekonnast, Mhm. kus me naerame, toimetame, vihastame, karjume ja siis tuleme tagasi ja ikkagi lõpuks kallistame ja lähme edasi. Kas see on nagu Itaalia perekond? Ei, Või see on nagu Eesti perekond? täiesti Eesti, tavaline ma just Eesti mõtlengi, et perekond, ma just jäin mõtlema kohe, et eestlased, ma kohe samastusin, et jaa, meil ka lapsepõlves hästi palju naerdi, tööd tehti palju koos, täpselt, pahandati, aga tegelikult pahandused ei tulnud välja, vaid pahandustel eralduti, on ju, ja siis ühel hetkel tuli järgmine töö või kellegi sünnipäev või mingi sündmus ja siis tuldi kokku, siis tavaliselt, et ärme sellest rohkem räägi. jah, täpselt, Jah, ma ei ärme tea, kas see sellest on sama lugu jah, või? noh, Jah, lähme edasi. jah, lähme Et edasi, kuni jälle sama olukord. Sain mina aru, jah? üldiselt jaa, mina üldiselt jätan selja taha, et kui sa kogu aeg seda pagasit pead kaasas kandma ja kui ma pean kogu see aeg pahane olema, Mhm. siis ma oleksin üks vihapall ju tegelikult Mhm. tänasel hetkel. Kui ma mõtlen nende aastate jooksul, kui palju on olnud ütlemisi või mis iganes Mhm. ja kui sa seda iga päev pead kaasas kandma, siis ma räägin, ma ei naerataks vist enam, siis Mhm. sa käiksidki nagu noh, nagu vihapall ringi Mhm. siin ja siis oleksidki, torised siin kõigi kallal ja kõige kallal ja kõik ongi paha, et see, et Aga mida sa õppisid siis suhete kohta, et sa ütledki, et see viis, kuidas inimesed suhtlevad, eks ole, see viis, kuidas inimesed nii-öelda suhtes on. me olime lihtsalt nii erinevatest perekondadest, et see peremudel oli lõpuks meil nii erinev. Mis rahvusest partneriga sa koos olid, kui ma võin küsida? Inglise India. Mhm. Ta ei olnud ise küll kunagi Indias käinud, aga 3 generatsiooni tagasi siis, kui nad seal 1900 alguses tulid Inglismaale, india keelt ei rääkinud, aga jah, oli selline teistsugune. Mhm. Et seal oligi see raamistik, kuhu naine oli pandud ja seal Mhm. sa pididki kõndima. Mhm. Et naine ei tohi sõna võtta, naine ei tohi rääkida. Et see, et mina nagu üldse lobisesin või mölisesin seal, siis nende jaoks oli see nagu täiesti, mis on eesti keeles unacceptable, nagu täiesti mitte Lubamatu. täiesti lubamatu. Mhm. Mida mina tegin, oli nagu lubamatu. Mhm. Kuidas mina otsustasin, millise pesumasina me endale koju Mhm. ostame. Mhm. Kuidas sa isegi lähed tolmuimejat ise poodi ostma, noh. Mhm. Nagu lubamatu. ehk et sa tegid väga palju neid tegevusi, mis selle teise pere poolt oli täitsa nagu noh, ei saanud eksisteerida. Ei saanudki Naistel ei olnud eksisteerida. seda luba neid tegevusi teha ja samas Ei sina tuled olnudki. Eestist, kus noh, Kus me teeme ma kõike olin ise teinud, ise sinna kolinud, ise läinud, ise mhm, kõik ise. et Et väga iseseisev, suuteline korraldama oma elu, siis satud paarisuhtesse perekonda, kus siis harjutud on, et mees ütleb, kas mees ütles või ütlesid ka mehe vanemad? mehe vanemad. Ehk et see, ma tahtsin just Me öelda, et see mudel on just lõpp teine, et see on mehe vanemad on need, kes tegelikult ütlevad, millise pesumasina
koju täpselt, ostetakse, millist täpselt. asja me siin teeme, et see Ja ei ole mitte kõige ainult ka ja mehega. kõige naeruväärsem selle kõige juures on see, et mu teine pool tõigi koju sellesama tolmuimeja, mis oli minu ämmal siis tollel hetkel ja ma peksin seda tolmuimejat iga päev, kuni ta puruks läheb, et ma saan osta selle, mille mina tahan. Et see on nagu tagasi vaadates praegu ma mõtlen, Ave, mida, milleks, eks ole. aga, aga no vot, Mhm. Aga ma saan aru, et toona, ma ei tea, kui vana sa olid toona, aga toona seda teadmist ei olnud, et ma tegelikult olen ju vihane oma partnerile, kes ei suuda öelda oma vanematele, aitab küll. aga see oli ka lõpu lõpp, Mhm, kui ma ikkagi vaatasin ennast peeglist ja mõtlesin, et ma ei saa ju selle mehega abielluda. Meil oli pulmade planeerimine, kuupäev paigas, kõik paigas ja ma vaatasin, ma mõtlesin, et ma ei saa ju. Sest siis ma olen nagu ära soonitud igatepidi, et siis on ametlik, et praegu on jah, Inglise mõistes me olime Inglise seaduse järgi ikkagi, kui sa oled paar aastat koos elanud, minu arust on see 2 aastat, võib-olla nüüd on 3 muudetud, siis kõik on teil ühine. mhm. Ehk et see on väga teistmoodi, kui meil siin on, et Jah, Eestis ei ole midagi, et kui sa elad kooselus, siis on meil küllalt neid paare, kes on kooselus ja pole midagi ühist. Et jah, seaduse silmis sa ei muutu jah, nii-öelda mitteametlikeks abikaasadeks. jah, et Jah. Inglismaal ikkagi muutud mitteametlikeks. Mhm, Et seda me olime ammu juba, aga siis oleks ta veel nii seaduslik olnud, et vot sealt oleks tulnud see raamistik täiesti ümber, kus tõesti ma enam ei tohi öelda mhm, midagi. Et mhm, mitte vaba ja vallalisena, aga vabana abielupäitseist ma sain ikkagi öelda, et kuule, nii päris ei saa, et te lähete oma vanematega meie uut maja vaatama. Kuidas see isegi võimalik on, mhm, et kolmandad isikud lähevad minu tulevast maja vaatama? Mulle lihtsalt ei mahtunud see pähe, ma mhm, mõtlesin, kuhu ma sattunud olen. mhm. Ja sul oli julgust teha see otsus, et ma tõmban pidurit pulmadele, Jah, ma tõmban pidurit sellele koos planeeritud tulevikule, mis justkui tundus nii selge, nii konkreetne, nii ette laotud. Ka nende pere poolt leppimine, et selline sõnakas naine saab nende poja naiseks. ma arvan, et nad ei leppinud lõpuni, ma arvan, et neil oli see õnnemoment, kui ma läksin ikkagi Usud neile sa need, tõesti? ma arvan küll, nad küll ütlesid, et kõike edu sulle ja aga jah, Mhm. Suhtled sa veel oma ekspartneriga? ei. Et sa Ma tegelikult arvan, et tema on ainukene, kellega ma tõesti võin öelda, et ei suhtle. mhm, Aga see ei läinud tüliga, me läksime ikkagi siiski täiesti soojalt head mhm. aega. Mida sa oleks tahtnud teada või mis on see soovitus sellele Avele, kes selles suhtes oli, sest see ei juhtunud ju üleöö. Ma just Ei, mõtlengi, et ma tahan ka seda võib-olla nagu julgelt nagu julgustada, et tegelikult need asjad ei juhtu üleöö, nad ei ole ju nii, et vaata, mis minuga tehti, vaid mingil põhjusel ma lubasin nendel jaa, asjadel sa mingi lubasid. periood olla. Ma pistsin silma kinni mingitele sündmustele. Ma lasin üle mingi ebamugavuse. Ma sain aru, et see on vale, aga kodurahu huvides, mingi suurema eesmärgi nimel ei ole mõtet tüli üles tõmmata. Ja Jah. räägi sellest, et mida sa Ma ütled oma arvan, et ma ei saakski nagu mingit sellist nagu head nõu endale anda, sest ma õppisin sellest nii tohutult palju, mhm, kahtlemata, sest arenesin tohutult palju. Ta ei olnud halb inimene, selles mõttes, et ma ei saa mhm, öelda, et ma olin nüüd nagu halvas suhtes. Meie suhte ainukene halb külg oli tema perekond. mhm, Tema ise, kui me jõuame nüüd tagasi sinna 4 seina vahele, mhm, meil tegelikult oli hästi. mhm, Meie omavaheline suhtlus oli hea. mhm, See oli tema perepoolsed raamistik temale, millest tema ei suutnud välja tulla. mhm, Mitte minupoolne, sest et mina olin see, kes ma olin, mhm, aga tema ei suutnud endapoolsest raamistikust välja tulla. Et mina ei mu m mina ei muudaks mi m mina ei mhm, muudaks, mhm, ma ei muudaks oma elu, ma ei ütleks kunagi, et see oleks võinud olemata olla. mhm, Ei, mul oli väga toredad aastad Londonis mhm. väga-väga toredad. Ja ma kuulan sind ja mõtlen, et loomulikult, et see, mida sa ju kogesid, naisena arenesid,
see, milliseid valikuid sa tegid, see tegelikult ongi ju sind täna siia toonud. täpselt. Et kui sa ei oleks teinud neid valikuid, kui sa ei oleks kogenud seda, sa täna ei istuks sellisel moel siin ja sa ei oleks kogenudki neid asju, et see on täiesti ilmselge. Jäin kohe lihtsalt, nagu ka mõtlema, et me palju räägime sellest või noh, mina samamoodi märkan, et kui paljud täiskasvanud ei ole vastutavad täiskasvanud ise veel oma peredest eemaldunud, eraldunud. Ja see, millest sa räägid, on ju see, et mul oli mure, et minu partner ei olnud eraldunud täiskasvanu oma perest, kuhu ta sündis. Ta oli pere mõju all, tema otsused langetati vanemate poolt ja ma pääsesin sellest abielust, kus ma tegelikult oleks abiellunud minu partneri vanematega. See on see, mida sa ju ütled. Jah, täpselt seda. Ja ja selleks, et aru saada, siis ma ei saa neid vanemaid kuidagi korda kruttida. Et ainuke asi, See mida ei ma o saan teha, ma saan lahkuda sellest suhtest või leppida sellega, et meie elu asjaolud otsustatakse minu partneri vanemate poolt. Ja kui ma sellega ei lepi, siis mul ongi ainuke valik lahkuda. See on ju see, millest sa räägid tegelikkuses. Et, kas sa julgustad naisi või ka mehi tegema sama, et kui sa tunned, et sinu partner ei ole see, kellega sa läbi räägid majaostu, tolmuimejat, vaid hoopis tema vanemad on need, kes määravad. jookse. Ma ei ütle isegi kõnni, ma ütlen jookse. Jaa, no jookse, et ma võib-olla siis terapeudina ütlen, et esmalt siis jookse teraapiasse ja vaata, kui teraapiast abi pole, et siis pane jooksu. Sest ma usun ikkagi, et kõiki suhteid on võimalik päästa. Ma tõesti usun sellesse. Aga seal on väga tugev 2 tingimust, eeltingimust. Esimene tingimus on, et mõlemad ütlevad, ma tahan selles suhtes olla. See on suhe, kus ma tahan olla. Aga ma arvan, et kui sa juba jõuad sinna, sest naised ju tegelikult seedivad jube kaua kõike läbi. Mehed Ega ka. minul ei tulnud see üleöö, Mhm. et ma Mhm. lähen sealt ära. Ma ikkagi hakkasin plaanima neid pulmasi. Kuigi ma kõhklesin ja kahtlesin Mhm. juba, siis see oli nagu loomulik protsess ja ma teen seda, eks Jaa, ole. Aga see, kus sa jõuad selleni, et nüüd on see moment, et aga ei. jah. Mis tähendab seda, et see esimene tingimus oligi juba täitmata siin, ma enam ei taha. Et kui mõlemad ütlevad, mina tahan selles suhtes olla, siis see on see koht, hästi, liigume edasi. Ja teine tingimus on, mõlemad on valmis tegema käitumuslikke muutuseid, et suhe saaks pareneda. Et see Ai, mina pare-, mina sain paberi. sina said paberi. Mina sain paberi, mina sain sellise paberi selle kõne või mis kõne lõpus, selle istusime maha ja oldi kirjutatud asjad ülesse, kuidas mina peaksin muutuma. Mina täiesti külma südamega või selles mõttes istusin seal ja kuulasin kõike ära, mis siis mul nagu peaks nagu viga olema. Nagu defekt või Jah, nagu vigane pruut, nagu meil on täpselt, kombeks vaadata. täpselt, mida siis peaks parandama. Mhm. Et saaks korda see pruut. Jah. Ja siis mina istun seal ära ja mõtlen, et mhm. Aga mis sina muudad? Mhm. Ja siis ta vaatas mulle sügavalt silma, aga ma olen, kes ma olen. Ja siis mina vaatasin talle otsa. Aga miks sa arvad, et mina siis ei ole, kes mina olen? Ja meil rohkem ei olnud üksteisele rohkem midagi öelda. Jaa. Mõlemad said väljendada oma tõde ja see tõde ei kattunud ja Täpselt, tões ei olnud koostöövõimalust. täpselt. Tões ei saanud koos liikuda edasi. See oli see, mis juhtus. Ja ometigi on see ilus, ehe, võib-olla ka valus, aga seal ei ole enam segadust. mina kuulen, et see on väga selge koht. Mhm, Ja mina mäletan ka, et mina oma abielust välja astudes, ma sain aru, et mina ei taha enam olla ses suhtes. Et ma ei uskunud enam muutust, muutuse võimalikkust ja ma tahtsin sealt välja. Ja ma ikka mõtlen selle peale, et suhetes mul peab olema põhjus, et ma tahan jääda. Mul ei pea olema põhjust, et ära minna. mhm, Ja ma täna mõtlen küll oma paari suhtes ka, et on mul täna põhjus, et olla selles suhtes. Ja kui ma näen, et see põhjus hakkab hägustuma, siis ma tahan uuesti vaadata, mis see põhjus on, et ma olen siin suhtes. Mul on vaja seda põhjust, mitte seda, et hakkame otsima põhjuseid, et
millal ära hakata minema. Et võib-olla see vaade on täiesti jaa. nagu, täiesti teises Ma kohas. kindlasti seda ei mõelnud, mis on põhjus, et ära minna, Jah, aga sa jõuad selleni, et ei ole okei, et asjad ei ole hästi jah, ja siis sa hakkad mõtlema, kuidas oleks võimalik ju parandada. Sest ja. sa ei mõtle esimese asjana, et 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 jookse. Ma soovitan ikkagi seda, et seda ma kirjutan ka raamatus, et, enne kui sa üldse oma suhet alustad, ole hea, küsi, kas see on see suhe, kus ma üldse peaksin olema. Sest enamik suhteid algavad lihtsalt juhuslikul moel, saadakse kokku, asjad juhtuvad, meil on täitsa mõnus teineteisega. väga vähe on neid, kes ütlevad teadlikult, kas see on see partner, kellega mina saan luua suhte. kas tal on elustiil sarnane minuga, kas meil on sarnased arusaamad elust, kas meil võiks olla ühist tulevikku, kas see on see suhe, kus ma tahan olla. Ja kui ma olen öelnud, jah, see on see suhe, kus ma tahan olla ja äkki läheb hästi, et ka teine ütleb, et see on suhe, kus ma tahan olla, siis me küsime, kuidas me selle suhte tööle paneme. Mitte vastupidi, et me satume suhtesse ja siis möödaminnes ütleme, et no nüüd, kus me nüüd suhtes oleme, teeme nii, nagu kuidas meil seal Oskar Lutsu Kevades öeldi, et või Suves, et teeme nii, nagu Raja teele tahab, eks ole, et nüüd, kus me oleme nii palju kahju kannatanud, siis teeme nii, nagu Raja teele tahab. ja võib-olla see on ka midagi, mida mõtiskleda, et palju ma siis ise olen valikuid langetanud või otsustanud ja siin ma võtan küll täitsa vastutust enda kohta. Et kuidas ma ise suhtesse läksin või kuidas ma suhtest ka välja astusin. Ja võib-olla seda julgustada. Mina arvan, et peale toda suhet ma võin küll öelda, et ma küsin küsimusi. Kui sinna täpselt Mhm, läksidki, nagu sa ütled, et juhtusid, juhtusid ja juhtusid ja juhtusid. Meil olid väga-väga toredad aastad selles mõttes, et, ma kindlasti ei muudaks neid. Ähm, siis nüüd mhm, küsid rohkem, kas see on see, mida tahad, kas see on see, kuhu minna. mhm. Jaa, kas, mulle tundub, et see on nii hea koht, et võib-olla see ongi selline tähtis, mõtlemine, et peatu aeg-ajalt oma elus ja küsi, kas see suund, kus sa teel oled, on see suund, kuhu sa ise soovid minna. Ja kas see on see kaaslane, kellega käsikäes sinna suunas minna. Ja kui see on see kaaslane, siis mis on see, mida sa selles suhtes tahad veel kogeda või mida säilitada või mida juurde tuua. Ja noh, selleks on, suhteaudit imeline tööriist ja iseendaga tuttavaks saamise tööriist. Jaa. Kas on veel midagi, mida sa tahad soovida endale, kui sa mõtled selle peale, et, aasta pärast ja pisut peale toimuvad uhked Eesti 100 päevad. Mis sa soovid endale? Mis tundega sa tahad seda kogeda? Et on aprill 2027. Nautida. Ma tahan kõik teha selleks võimalikuks. Kui see kätte jõuab, siis ma saan nautida seda. Mhm. Ja ma arvan, et see on hea. Ma võtan ka selle kaasa endaga, et 2027 aprill, ma Ja kavatsen siis me ol-. teeme auditit seal siis, kui sa Ma tuled. tahtsin just öelda, kaks tuhat Ma kakskümmend tulen seitse. sellesse töötuppa, ma tulen Ja, istun. mina tulen sinna, mina saan vaadata sinna, lubada, et 2027 aprill mina, Lilian, lähen kindlasti Sydneysse ja teen seal töötuba, kus me võtame ette mina, sina ja kõik meie vahel, kuidas siis oma suhet auditeerida, kuidas elada tähendusrikkamat elu ja kuidas olla, rõõmsam ja lustlikum. Ja tule sina ka, kas siis online vahendusel või ehk ka kohale reisides. ma arvan, et see on väga hea üleskutse. Väga hea. kõik on oodatud. Jaa, et ma arvan, et see on väga väärt, seeme ja enne, kui sa veel Sydneysse tuled, tasub sul samamoodi võtta aeg ja peatuda ja mõelda, kus suhtes sa oled, milline suhteseis sul endal on, kui hästi sa iseendaga hakkama saad ja kas sa oled enda parim versioon. ehk et tahaksid sa olla endaga suhtes, kui sa mõtled enda peale ja on seal midagi, mida sa tahad teisiti teha. Et meie enda suhte kvaliteet määrab suuresti ära, kuidas me teistega suhestume ja suhtleme. ja see on tähtis, aeg-ajalt peatuda ja sisse vaadata. Nii et,
mul oli ütlemata hea meel, Ave, sinuga vestelda teemadel elu erinevates riikides. Ma olen väga tänulik sulle selle avamise eest, ka oma suhte teemal. Ma arvan, et see oli väga väärtuslik kuulata ka vaatajal ja kuulajal, kui keerulisi otsuseid võib keegi elus langetada, et lahkuda suhtest, kus on pulmad tulemas, ei ole üldse lihtne ja see nõuab tohutut julgust, et teha neid otsuseid. Nii et mul on väga suur rõõm, et me oleme saanud tuttavaks. Ma olen väga tänulik tõesti Jaan Reinholdile, kes on Eesti suursaadik Austraalias, kes meid kokku viis. Ma olen tänulik, et meist on sõbrad saanud ja ma usun, et meie sõprus kestab. Absoluutselt, siin ei ole Ja ma küsimustki. usun, et meie sõprus kestab ja ja ägedaid asju tehakse ägedate inimestega koos. Ja uni ei ole alahinnatud. Uni on väga toetav ja vajaline nurgakivi, et need ägedad asjad, mida me kõik plaanime teha, sina plaanid ja mina plaanin, tehtud saaks. Et aitäh sulle, Ave, selle eest. Aitäh, et kutsusid! Jaa. Väga vahva. Aitäh sulle, kuulaja-vaataja. Selline see tänane podcasti osa sai, mis oli sügav, mis oli võib-olla ka ootamatute pööretega ja võib-olla said mõelda ka iseenda peale läbipõlemise kontekstis. Vaata, kus sa täna oled, mis astmes sa oled, mis suhtes sa oled ja kui puhkus on lubatud ja meel on rõõmus, siis nagu me kuulsime, kui päike särab ja rannad ja hea elu on, et siis on ka elul maitset ja värvi. Nii et luba endale seda. Näeme jälle 2 nädala pärast.